Mis kell on 9:20 minutit, nii ongi. Nii on, jah. Ja Kristiina Šmigun-Vähi on endiselt meil siin stuudios ja nüüd on siis see koht kätte jõudnud. Me esitame Kristiinale ka maailma 10 kõige raskemat küsimust. On üks selline internetikeskkond Ask Jeeves, kus arvuti jääb küsimustele vastamisega hätta. Inimesed saavad nendele küsimustele vastamisega suurepäraselt hakkama ja meid just huvitab, kuidas sina nendele vastustele lähened. Esimene küsimus kõlab nii, kas blondid elavad lõbusamat elu? Kindlasti. Kindlasti. Ja see on ka kõik. Olete tähele pannud, kui blondid satuvad külaliseks, nad ütlevad alati kindlasti. Brünetid vaidlevad. Aga küsimus number 2 on juba palju raskem. Mis on elu mõte? Elu mõte. Täpselt varem, mis ma oleks saanud mõtlistada selle üle. See on ju niuke filosoofiline vastus. Seetõttu me lepime igasuguse vastusega. Me lepime igasuguse vastusega, jah. Ma arvan, et elu mõte võib-olla ongi see, et olla ise õnnelik ja tunda rõõmu kõigist oma niisugusest pisikestest asjadest. Mitte vaadata, mis kõrval olijad või kõrval arvavad või ütlevad, tunda rõõmu sellest. Nii edasi. Seada ennast ühesõnaga esikohale, see on isiklik asi. Aga suudad sina teiste inimeste arvamusest ennast vabaks võtta? Ei mõjuta need sind? Enam mitte, jah. Tõsi ka, jah. Mina kogu aeg tahan endale öelda, et mind ei mõjuta, aga tegelikult... üks asi, ma ütlen teil nipi. Ärge lugege mingisuguseid kommentaare. Ja parem mitte, kui juba tulevad kuskil niisugused artiklid, siis ei ole mõtet lugeda neid. Küsimus number 3. Kas Jumal on olemas? Minu jaoks küll on, jah. Ma võin siia juurde rääkida jälle vahepeal loo, kuna ma olen raamatut lugenud, siis te tahate kindlasti kuulda. Kristiinal olid ühed sokid, mis ta pani jalga iga kord, kui ta lootis saada medalit. Võidusokid. Võidusokid, jah. Aga lõpuks need sokid kulusid nii koledaks, et ta ei saanud neid mälestuseks hoida oma lastelastele. Jah. Nii et on niimoodi natuke... Ei, mul lihtsalt oli niisugused, et see ei ole... See sokk ei olnud jumala pärast mingi jumal. Ma mõtlesin, et tahtsin tegelikult rääkida sellest, et sa oled küll natuke ebausklik. Mina näiteks ka, et mingid kindlad... See on selline nagu talisman. Ei, tegelikult see oli nagu näiteks ütleme, et mehed lähevad sõtta, nad võtavad kindlasti endal mõõga kaasa, panevad endal kiivri pähe. Mul oli sama asi, mul oli kindel müts, mis pidi olema ja kindlad sokid. Siis ma tundsin ennast kindlalt ja hästi. Siis võis sõtta minna? Võis sõtta minna. Ma läksin ka sõtta. Küsimus number 4 tuleb nüüd. Milline toiduvalik on parim? Ilmselt need on erinevad olnud. Näps on kõige parem toiduvalik. No söö seina, söö. Kas kosmoses on elu? Kõlab järgmine küsimus. Ma arvan, et midagi vist on küll seal, aga ma ei ole näinud ja ma ei ole kuulnud, aga ma julge nagu väita ka, et midagi ei oleks seal. Kes on maailma kõige populaarsem inimene? Kui mina vaatan sind, siis mina vastust tean, aga mida sina mõtled? Ma arvan, et kõik inimesed on mingil määral populaarsed. Sa ei taha kedagi välja tuua? Ei hakkaks, jah. Mis on armastus? Siit juba läheb jälle midagi niisugust keeruliseks. Armastus on, ma arvan, see kõige ilusam tunne üldse maailmas. Mis on õnnesaladus? Õnnesaladus on see, et kui sa tead seda, et sa oled ise oma õnne sepp. Milline on parim telesaade? Väga põnev. Mida sa televiisorist vaatad, jah? Mul on nii piinlik öelda, et ma vaatan väga vähe telerit ja kui seal on seal mingid laste mingisugused minu arust muumimultikad on nagu hästi populaarsed. Ma just kavatsen mingi päev Muumioru lugusid. Väga tore oli. Kristiina Šmigun ütleb, et parim telesaade on muumimultikad. No miks mitte? Miks mitte? Kohe näha, noorema. Jah, loomulikult Tom ja Jerry oli minu ka lemmiksaated, kui lapsed seda vaatasid veel poisid. Nii, ja viimane küsimus. Masina käest küsitakse, et kui pikaks minu elu kujuneb, siis masin jääb vastuse võlgu. Kui kaua sa elad, on selline küsimus, millele masin vastata ei oska, aga inimene mingeid plaane teeb. Ma siis kasutan, et annaks Jumal hästi pikka eluaastat, et tervis oleks tugev. Kuule, aga meil ei jäägi muud üle, kui me täpselt seda sama sulle kõike soovimegi. Ja aitäh, sa said suurepäraselt hakkama 10 küsimusega. Aitäh! Ja ma küsiksin siia juurde ka Raadio Star FM kuulajate paar küsimust. Ma tahaksin sinna korraks minna. Et Ants kirjutab meile, kui vana sa olid, kui panid esimest korda suusad alla ja kas suusatamine hakkas kohe sulle meeldima? Ma tean seda, mu ema on seda rääkinud. Ma olin mingi 2-aastane ja siis mulle pandi suusad jalga ja siis kõik vaatasid ümber ja ma kukkusin maha ja ma olin hästi närvis. Täpselt samasugune nagu praegu oma tütarna, mul ema. Muideks tahtsin veel siinkohal öelda, et ma käisin
see oli nüüd esmaspäeval, olin Otepääl ja käisin Tehvandi niisugusel pisikesel rajal sõit, mis oli hästi õhtu hilja, sest et siis enam profi ei olnud, siis ma sain seal natuke kõkerdada. Siis tulid amatöörid, on ja? Siis tulid amatöörid Kristiina Šmigun. Ja siis oli see, et tütar pani ka, nägi kohe, et tahab ka suuski jalga, pani jalga, siis et emme tule vaata ja siis ka vanaisa ja vanaema kõik vaatavad ilusasti ja siis ta kukkus maha ja siis hakkas suuskadega niimoodi märatsema. Ja ema ütles, vaata, täpselt sina. Nii et ma olin olnud samasugune. Kristiina, mul on tunne, et väikesest Viktoriast võib sündida meil nii-öelda kunagi selline olümpiaga medalite tooja. Mina kogu aeg viin teatrisse ja kinod ja kontserdid ja kogu aeg nagu ülistan vaata seda poolt, et ma loodan, et sa ülista, mida sa tahad, aga looduse vastu ei saa, ma arvan. Järgmine küsimus on meil juurde siia, et Katrin kirjutab palun, et palun nimeta 3 kõige tähtsamat sündmust sinu elus. Kõige tähtsam, ma arvan, kõige tähtsamad on üldse lapse sünd, siis paneksin oma kalli perekonna üldse siuke olemasolu ja siis ma paneks, et ega need medalid on ka väga kihvt, et nad on olemas. Nii, aga suur tänu tulemast Star FM-i hommikuprogrammi, Kristiina Šmigun-Vähi. Soovime sulle edu ja et su elu oleks täpselt nii, nagu siit 10 küsimusest selgus, et ta oleks õnnelik ja et armastust ja et kõike jaguks ja seda võimalikult kaua. Aitäh tulemast. Aitäh. Kõik ilusad teid.